Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 28. oktoober, kell on 11.07 ja 55 sekundit Kuku Raadio otsestuudios. Digitund alustab. Saates Ants Lugas, Henrik Roonemaa ja vaatame tänaseid teemasid. Tänane hommik tõi meieni uudis, et Eesti valib 5G vaidluses poole, nii nagu Postimehes selle pealkirjastas. Vaatame siis, kaugele sellega jõutud on. Saime eelmise nädalal ülevaate Eesti e-hääletamise probleemidest. See on lõplik nimekiri, vaatame selle otsa. Ja et saatesse ka kergust tuua, siis Hans on pannud siia kirja terve rea mänge, mida tema nüüd Apple'i seadmetel mängib. Tegelikult me teeme siis juttu Apple Arcade nimelisest kuumaksuga teenusest, kus on hulk mänge tervele perele teatud kuutasu eest saadavad ja vaatame sinna sisse, et mida siis mängida ja kas see on hea mõte, kui sul on lapsed. Ja saate teises pooles vaatame pikemalt seda ajaloolist hetke, mida Google väitis, et nad tegid oma kvantarvutiga ja meil on seda seletamas ja meie küsimustele vastamas saates üks külaline Eesti füüsik, kes võiks seletada lahti, mis see kvantarvuti on. Digitund. Ja hakkame siis saatega pihta ja täna hommikul avaldas siis Postimees uudis, et peaminister Jüri Ratas annab tõenäoliselt sel nädalal Washingtonis allkirja, mis sama hästi kui välistab Eesti 5G võrgu rajamisel Huawei seadmete kasutamise. Allkiri läheb praegu ette valmistatavale memorandumile, milles Eesti ja Ameerika Ühendriigid lubavad teineteisele, et kasutavad sidevõrgus üksnes usaldusväärsete tarnijate tehnoloogiat ja nii edasi. Sellise suhteliselt sarnase memorandumi on allkirjastanud praeguseks Poola ja ei olegi vist rohkem riike maailmas, kes seda oleks teinud, et Eesti ei olnud esimene, aga saab siis tõenäoliselt olla teine ja no mulle tundub, et kui seda nüüd kuidagi kommenteerida, no siin öeldakse ka, et see memorandum ei ole siduv, aga ma arvan, et kõige võib-olla tehnoloogilisest vaatepunktist tõenäoliselt kõige õigem on hetkel öelda, et tehnoloogiline küsimus osutus riigikaitseliseks ja saab siis riigikaitselise iseloomuga lahenduse, kus see tehnoloogia komponent nii suurt rolli tõenäoliselt ei mängi. Ilmselt küll, igatahes, no jutt igaks juhuks üle selgitada käib siis sellest järgmise põlvkonna mobiilivõrgust 5G ja pigem siis sellest võrgu selgroost, mitte üksikutest seadmetest seal võrgus või üksikutest kas või telefonidest, eks. Need on ka võrgu osad, mis on võrku ühendatud. Aga küsimus selles, et kui kõikehõlmav see uus 5G võrk saab olema, arvatakse, et väga kõikehõlmav ja selleks, et sealt ei tekiks siis, ütleme, selle võrgu seadmete tootja poolt mingit võimalust seda sidet jälgida ja kuulata, seda peetakse nii tõenäoliseks, et see tuleb ette välistada, vähemalt siis kuhu joondub Eesti selles küsimuses, et tõmbame need jooned siia maha Euroopas, Saksamaa on öelnud, et meie ette sellest ühtegi kokkulepet ei tee või ühtegi nagu keeldu ei pane ette. Sakslased otsustasid, et laias laastus, mida nad otsustasid, on see, et kui mingi jama tuleb, tegeleme jamaga siis, aga praegu ärme ütle, et näiteks mingid Hiina ettevõtted nagu Huawei meil lase siia juurde. Jah, no mõned suurriigid on veel oma otsuse teinud, Venemaal ehitab Huawei 5G võrku ja nüüd paari päeva vanune uudis vist, kui mu mälu ei peta, oli ka see, et Suurbritannia on Boris Johnsoni juhtimisel siis liikumas mingisuguse otsuse poole. Päris huvitav, et Boris Johnson on olnud aega tegeleda 5G küsimustega. No jah, väikeste bussimudelite ehitamise kõrval. aga et nemad siis võtavad vastu otsuse, et Huawei seadmeid võib kasutada, see on üks huvitav sõna, non-contentious, ehk siis võrgu osades, mis ei ole, ma ei tea, kuidas seda eesti keelt tõlkida, mis ei ole vaidlusi tekitav või sisuliselt siis nagu mittekriitilistes võrgu osades ja ma arvan, et see tähendab raadiovõrku. Ehk et see ei saa tähendada tuumikut, sellepärast et see on vaieldav või kui me räägime üldse sellisest nagu pealtkuulamise küsimusest, et siis läbi tuumikvõrgu teoreetiliselt on seda palju lihtsam teha kui läbi raadiovõrgu, ehk raadiovõrk on sisuliselt antennid ja kui sul tuum on kuskil mujal, ehk siis võrk on niimoodi üles ehitatud, antennid siis suhtlevad muu maailmaga läbi selle keskseadme. Et see keskseade tõenäoliselt on olulisem küsimus, aga see ei ole tegelikult, seda on üritatud ju näidata sellise suure tehnoloogilise arutelu ja debatina, aga mul on ka
mõnes mõttes isegi natukene kahju, majandusministeeriumis on töörühm, mille juht Raul Rikk on siis pidanud läbi kuude proovima ka natuke nagu tehnoloogiliselt kuidagi põhjendada, et mis seal siis ikkagi on või et miks me peaksime seda sellesse ettevaatlikkusega suhtuma, aga neid tehnoloogilisi argumente ikkagi hetkel väga selgelt napib, et seda, neid uuringuid on teinud Suurbritannia võimud ja on teinud Saksamaa võimud, nagu sa ütlesid, kõik on vaadanud, midagi ei ole leitud, eks ole, täna ei ole ja selge lihtsalt Eesti seisukohast on see, et kui meie julgeoleku kõige olulisem garant Ameerika Ühendriigid tahab meie allkirja sellele paberile, siis on meil väga, meil on halb valik ja väga halb valik või kaks väga halba valikut ja hetkel siis tundub, et on mõistlik anda see, ütleme, et järelikult siis inimestele, kes selle otsuse lähedal ja sees on, tundub, et on mõistlik anda see allkiri siis ameeriklaste poolele. Jah, ütleme, tehnoloogia inimesed, ma olen sinuga nõus paljuski, et tehnoloogia inimesena mu kõige rohkem tekitab sellist ebamugavust, et kuulge, aga miks me nüüd sellest 5G asjus nii palju räägime? Kui see on meie otsus, et me peame julgeoleku osas kontrollima, et meil ei oleks ebaturvalisi võrguseadmeid või ebasultusväärseid, siis ega kas praegu on siis okei või, et 4G-s või muudes võrkudes, et just ühe konkreetse mobiilside 5G võrguga, jah, muidugi see saab olema ilmselt väga, kuidas öelda, hoopis uuel skaalal kui praegune võrk, hoopis suurem, laiem, kiirem, võimsam, aga ikkagi, et nii, aga põhimõtteliselt on ikkagi tegu samasuguse võrguga, nagu meil Eestis neid täpselt. On 3 tükki igal operaatoril on, eks ole. Meil on täna Huawei seadmed on kasutusel nii Elisas kui fiksvõrgu osas vähemasti ka Telial. PR-i mõttes mul on isegi Elisast natukene kahju, et nad on selle 5G palliga kuidagi jäänud siia mänguväljale üksi ja Telia on läbi kogu selle perioodi olnud väga vait. Ja, et mitte midagi. Me isegi ei tea, et kas neil on mingisugune seisukoht või et me üldse ei tea, et Telias mõni inimene oleks kuulnud sellisest firmast nagu Huawei ja vaene Sami Seppanen peab kogu aeg nagu seletama või ta on sellise nagu postri tegelase oreoli endale siin saanud, aga ma tahaks ka juhtida tähelepanu, et puht tehnoloogiliselt, et kui me arutame Hiina mõju üle tehnoloogias, siis praegu me leidsime ühe punni, millest võib saada vistrik ja me õudselt nagu tegeleme sellega. Aga me tegeleme sellega niimoodi, et me võtame Hiinas toodetud, sinna koosolekutele Hiinas toodetud sülearvutid kaasa ja liigutame oma salajasi dokumente läbi nende või kui meie sülearvutid ei ole Hiinas toodetud, siis valdav osa komponentidest seal tõenäoliselt on Hiinas toodetud. Me teeme seda valvekaamerate all, mis on Hiinas toodetud ja nii edasi. Täpselt. Et 5G on siuke ühe tera otsimine suurest viljakotist, aga mis ülejäänud saab, et eks selline reaalsus, elame sellega ja arvestame ja püüame siis neid riske maandada. Ja mulle meeldib ka, kuidas Postimees on väga nunnult kuidagi seda kirjeldanud, et kuidas see siin artikli teine lõik, et allkirjastatakse siis memorandum, milles Eesti ja Ameerika Ühendriigid lubavad teineteisele, et kasutavad sidevõrgus üksnes usaldusväärsete tarnijate tehnoloogiat. Ma saan aru, et Ameerika lubab ka meile. Absoluutselt. et me ei peaks muretsema, et mida nad seal Ameerikas kasutavad, et nad lubavad meile, et eestlased magage rahulikult, et me ka siin Ameerikas kasutame ainult usaldusväärsete tarnijate tehnoloogiat. See on tore. Jah, aga lihtsalt laias plaanis, kui tehnoloogia maailmas hakata nüüd ikkagi niimoodi neid sikke ja lambaid omavahel eristama, et siis tehnoloogiline ummik saabub ikka väga kiiresti. Ja kui me seda probleemi tahame kuidagi lahendada tulevikus, siis võib-olla see on hea algus. Et iseenesest, kui kogu see ettevõtmine, mis ameeriklaste juhtimisel on nüüd käima läinud, kui see viib selleni, et Huaweist saab läbipaistvam ettevõtte, läbipaistvamate selgemate reeglitega, läbipaistvama juhtimisega, läbipaistvamas keskkonnas tegutsev, ehk et me saame mingid vastused või kinnitused või protsessid sellele, et kuidas on näiteks Hiina valitsuse ja Huawei suhted reguleeritud ja mida keegi võib või või. Kui see viib selleni, siis tegelikult me oleme saanud hea tulemuse. Kas ta viib selleni, see on hoopis omaette küsimus. Nii on, ma olen sinuga nõus. Lähme siit pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Läheme digitunniga edasi ja räägime nüüd eelmisel nädalal toonase IT-ministri alluvusest välja tulnud e-valimiste probleemide nimekirjast,
viimase päevadega on siis juhtunud selle lugu, et tõesti IT-ministrist jäime me ilma. Gert Kingo astus tagasi, uut ministrit praegu saate eetrisse veel teada ei ole. Aga kandidaate on palju. Kandidaate on sellest tohutult, kes saaksid hakata siis nende murekohtadega tegelema. Ja millest me räägime, on see, et ministri kokku kutsutud töörühm võttis ette siis Eesti elektroonilise valimissüsteemi ja hääletamise probleemistiku. Kogusid sellised korduvat läbivad teemad, mida peaks lahendama. Miks peaks lahendama? No ilmselt sellepärast, et minister ja ka teised inimesed usuvad, et süsteem ei ole valmis, elektrooniline hääletamine ei ole ideaalses seisus ja inimesed on selline, ütleme, ma jõudsin oma mõttega nii ummikusse, et nüüd aru saada sellest, et tõesti need probleemid on tegelikult osaliselt sellised, mis on tegelikult väga levinud. Ma saan aru, et e-valimiste küsimus tekitab ka sinu peas palju segaseid ja vastandlikke mõtteid. Murekohti ka. Ja mina tahaksin tegelikult ametist lahkunud minister Gert Kingole siin tunnustust avaldada, sellepärast, et esiteks see töögrupp, mille MKM kokku pani e-hääletamise küsimuste lahendamiseks, oli minu arvates päris asjalik grupp. Seal olid väga hinnatud oma ala asjatundjad, teadlased, krüptoinimesed, IT-inimesed, ühiskonnas sel teemale mõelnud inimesed ja need järeldused, milleni nad jõudsid või Geeniuses meie autor, kolleeg Ronald Liive tõi siis välja terve portsu nii-öelda murekohti, 28 tükki ja ma lugesin need läbi ja ka ma pean ütlema, et enamus nendest, mis seal välja toodi, on täiesti adekvaatsed murekohad. Ehk et ei ole loomulikult sugugi niimoodi, et meil on üks selline asi nagu e-hääletamine ja see ongi ideaalne. Et sellega nüüd ei saagi midagi teha ja sellega ei peagi midagi tegema ja kõik on selge nagu seebivesi ja lähme edasi. Aga vaid, et siit päris ilusti tegelikult tõstatub, et on terve ports küsimusi, osad on tehnilised, aga väga paljud on ka sellised kuidagi organisatoorsed ja kommunikatiivsed, ma ütleks. Et peale selle, mida ma olen ka kogu aeg öelnud, et peale selle, et e-hääletus on aus ja läbipaistev, peab ta ka näima sellisena. Ja mulle tundub, et selle näimise poolega on kindlasti osadel inimestel probleeme, sellepärast, et mina, sina ega ma arvan valdav enamus teisi Eesti inimesi ja tõenäoliselt valdav enamus poliitikuid ei saa aru krüpto toimimise peenmehhanismidest. Meil ei ole vastavat haridust lihtsalt. Väga õige. Ja ma toon selle kohta ühe näite siit kohe protokollidest. Probleem on selles, et e-hääletamise avalik usaldusväärsus on madal, kuna sellega on seotud liiga vähe inimesi. Ja kes selle esitab, ma tahaks sellest teemast rääkida ja selle inimene, kelle ma tahaks rääkida, tema on just esitanud, mis ma olen sinuga nõus, et see on väga pädev töörühm, Tanel Tammet TTÜ-st siis ütles, et kuna protsessiga on seotud liiga väike grupp inimesi, siis ei ole nagu aru saada ka, et see oleks laiemalt kogu ühiskonna asi kaasatud, vaid see on mingi väikse pundi korraldatud protsess. Ja võimalik lahendus oleks siis näiteks erinevate projektide kaudu tuua rohkem ülikoole, mingi muid pooli arendusse, suurendada professionaalset meeskonda. Ja väga eluline selline täpselt küsimus selles, et ta asi paistaks laiemalt usaldusväärsena, on vaja teha laiemalt usaldusväärsuseks. Niimoodi, et sellega on seotud rohkem inimesi ja erinevaid gruppe. Jah, sest kui me siin valimiskampaania ajal ja tegelikult ka hiljem oleme kuulnud, näinud ja vaadanud, mida EKRE erinevad poliitikud on e-hääletamise kohta öelnud, et siis mina ka tol hetkel, kui nad hakkasid sellega tegelema, nagu Gert Kingo hakkas sellega tegelema, see tunnetus või see oht oli ikkagi päris reaalne, et sellest saab selline suur poliitiline show ja tegemist on, kui mitte, ma ei tea, e-hääletamise kinnipanemise töörühmaga, et siis kindlasti e-hääletamise mustamise töörühmaga. Aga välja on tulnud väga adekvaatne asi. Ma ainult loodan, et selle protsessi mõistlik, ütleme niivõrd mõistlik lõpptulemus ei olnud üks põhjuseid, miks Gert Kingo pidi ametist lahkuma. Sellest oleks küll kahju. Ja sellepärast, ma toon ühe näite veel. Siin oli mitu murekohta, mis nii-öelda pärast arutelu liideti kokku üheks. Näiteks, et pole avalikult usaldusväärne või e-hääletamisega seotud valeinfo levib. Keegi poliitiline partei esitab mingid väiteid ja keegi ei saa aru, et see on valeinfo. Ja milles on see probleem? Probleem on see, et e-hääletamine ei ole arusaadav inimestele, avalikkusele ja e-hääletamine muutub politiseerituks. Ehk lõpuks me jõuame tagasi sinna, mida siis need inimesed seal töörühmas läbi nagu töötasid, et e-hääletamine on keeruline,
inimesed ei saa sellest aru, on väga lihtne valeinfot levitada ja me peame jõudma sinnamaani, et rohkem oleks selgelt aru saada, kuidas e-hääletamine toimib, mis on mõnes mõttes iidne asi siis, kui see e-hääletamine juba tuli Eestisse. Ja ma mäletan, ma töötasin kuskil 10 või rohkem aastat tagasi ajalehetoimetuses, kus ma pidin tegema infograafika, kuidas e-hääletamine käib. Ja pagan murdsime pead, et ise aru saada ja teha lugejatele arusaadavaks ja see probleem tegelikult ei ole kuhugi kadunud, et me peame harima valijaid, et nad teaks, kuidas see asi toimib ja siis on ka vähem võimalust, et keegi sellest mingidagi valeinfot selle kohta levitab või väidab asju, mis tegelikult ei saa olla tõsised. No me oleme need 2 tõsist teemat lahanud, mõned minutid on veel selle ploki lõpuni aega, Hans, teeme nüüd täieliku kannapöörde, et nagu räägi Apple Arcade'i nimelisest teenusest, ma saan aru, et 5 € kuus ja kogu perele ja iPadi, iPhone'i mängud, mis on head. Tõepoolest, väga põnev asi, mida ma olen proovinud, see on uus nähtus. Küsimus on see, et kas Apple muutis midagi tõsiselt selle pakkumisega. Nad nüüd on üle 6 aja väljas olnud ja minu senine tulemus, minu hinnang sellele, et ta on väga põnev ja väga lahe. Võimalus siis nautida sellist elektroonilist meelelahutust, mis on väga hea kvaliteediga. Mõned mängud siin on, mulle meeldib väga Overland, selline nagu taktikamäng, Outlanders, reaalaja strateegiamäng, kõik on hästi ilusad. Aga tegelikult kogu sellel Apple Arcade süsteemil ei ole sellist mõju, et ega nad maailmas midagi muuda. Kui seda ei oleks, midagi maailmas katki ei oleks. Jah, minu meelest on see vahva, kuidas Apple kõigepealt tekitas probleemi ja nüüd 10 aastat hiljem kangelaslikult lahendab seda. Ehk see probleem, mille nad tekitasid, oli see, et kui nad äpipoe välja tõid, siis mängud, mis muidu ju maksavad täna, ütleme PlayStationile, arvutile, ma ei tea, Xboxile on ikkagi täismäng on 60-70 €, on ju. Ja odav mäng on 20 € või 15 €, siis järsku need mängud hakkasid maksma 2, 3, 4, 5 $, 5 on juba kallis. Kuni nullini välja. Kuni nullini välja ja see tekitas selle probleemi, et seal on õudselt reklaame, see tekitas nende rumalate vastikute mikromaksete probleemi, kus mäng tüütab sind selle asemel, et saaks mängida. Ja nüüd nad kangelaslikult tulevad ja ütlevad, et me lahendasime selle tüütu probleemi. Ise tekitasite, muidugi tore, et te nüüd lahendasite ja seda. See on väga viisakas neist, et nad tegid. Ja aga ütleme nii, et ta on inimesele, kes ei ole seal, mobiilimängude massiturg on need Robloxid ja sellised kõige lihtsamad, kõige nooremad mängijate sellised massimängud ja seda see maailm ei muuda Apple Arcade'i mõjuta. Ta ei löö sinna ühtegi naela sinna kirstu, et see ei muutu. Aga inimesele, kes tahab natuke midagi rohkemat, on ta üsna ideaalne. Et kas sa ise ka mängid neid või sa ikkagi räägid, kas sinu suu läbi räägivad sinu lapsed praegu või sa ise? Ei, mina ise. Vastupidi, ma võib-olla lastele eelkõige pakukski, sest et seal on väga palju seda, mida sa oskad hinnata niimoodi, kuidas öelda, see äge graafika, see on tõeliselt näed, et kunstnikud on tööd teinud, helikujundus, näiteks selline reaalaja strateegiamäng, kus ehitad talu. Aga miks ta on kihvt, on see, et iga inimene, mis on su külas, siis 70 pealine küla, iga inimest saad sa üksikult jälgida tema nime, elulugu, 3 maatmaselt on ta välja joonistatud, aga ta on strateegiamäng, kus sa kontrollid nagu pikaajalist strateegiat. Et seda ei hinda see, kes mängib seal Fortnite'i ja Robloxi, aga see on midagi, kes tahab natuke enamat. Ja selles mõttes Apple Arcade on oma nišis. No, Google'il on ka konkureeriv teenus, kui see ükskord USA-st väljapoole ka Eestisse laieneb, siis teeme sellest juttu. Aga nüüd lähme pausile ja siis vaatame, kas ja mida nüüd Google saavutas eelmisel nädalal, mis on täiesti revolutsiooniline ja muudab maailma. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub ja me räägime nüüd kvantarvutist. Me oleme sellel teemal millalgi varem digitunnis ka rääkinud, aga tänase jutu põhjus on selles, et eelmisel nädalal avalikustas siis Google ametlikult, ma ei tea, kuidas õigeks öelda, avalikustas oma väite või avalikustas siis seda, et nad on jõudnud kvantarvuti loomisel ajaloolise teetähiseni, mille nimi on inglise keeles Quantum Supremacy ja minu meelest eesti keelde on seda tõlgitud kui kvantüleolekut, mis siis teoreetiliselt peaks tähendama seda, et kvantarvuti on nüüd võimsam või suudab teha asju, mida enam tavaarvutitega teha ei saa. Aga nüüd ma olen juba ise üle pea sees teemas, kus ebakompetentsuse tase saabub väga kiiresti
ja seda küsimust on meil stuudios abiks lahkamas füüsika Andi Hektor. Tere, Andi! Tervist! Kas see kvantülejolek oli õige, mis ma ütlesin? Kas ma enam-vähem see, mis ma rääkisin, tundus sulle mõistlik? Jaa, muidugi alati peab täpsustama, et kvantolek ühe teatud arvutusprobleemi puhul, sest on näidatud, et ka mõningaid arvutusprobleeme suudab klassikaline arvuti paremini lahendada kui kvantarvuti. Okei, aga kui sa prooviks lahti seletada meile, et mis asi see nüüd siis oli, milleni see Google jõudis? Jah, et Google jõudis siis sellise, ütleme, ta avaldas väga prestiižikas ajakirjas nagu Nature ühe artikli, kus ta väidab, et nad on, ütleme, et see on küll spetsiaalselt disainitud probleem, mida tavaline arvuti, ehk nemad valisid välja siis maailma kõige võimsama superarvuti, lahendaks umbes nende väitel 10 000 aastat. Ja nüüd nende kvantarvuti, mille nimi on Sycamore, mis on selline mõõt, on kvantarvutide maailmas nagu kuubitt, see on siis 54 kuubitine arvuti, suudab nende väitel lahendada 200 sekundiga. Paneme kõrvuti 10 000 aastat, 200 sekundit, päris suur vahe. Seal on väike vaidluse koht, et siin IBM-i teadlased on juba väitnud, et nemad mõtlesid välja klassikalise algoritmi selle ülesande lahendamiseks, mis võtaks aega superarvutil mõned ööpäevad. Aga ka mõni ööpäev on oluliselt pikem aeg kui 200 sekundit. Aga see kvantülejolek siis ikkagi ongi selline seis, et me oleme nüüd teinud, et me teeme kvantarvuti, mis lahendab ära mingi probleemi, mida me sellise inimesele mõistliku aja jooksul tavalise arvutiga ei saaks teha. Just, et see ongi see kvantarvuti selline imeline omadus, et on teatud probleemid, mida kvantarvuti suudab lahendada palju-palju kiiremini kui klassikaline arvuti. Kuidas see käib siis? Meil on nüüd digitund erakorraliselt, kestab täna 12 tundi ja Andi Hektor hakkab rääkima. Ega ma pean muidugi tunnistama, et minu ebakompetentsuse piirdub ka varsti ette, kui ma väga pikalt räägin, aga põhimõtteliselt käib asi selliselt, et kui ma kujutan ette, et kuulajad on kuulnud sellist asjadest nagu bittidest, igas arvutis on bitid ehk andmeid me hoiame kahendolekus, me võime neid tinglikult nimetada nullideks ja ühtedeks, siis kvantarvutis hoitakse infot kuubittidena ehk siis kvantum või kvantbittidena oleks eesti keeles. Ja kvantbitil on selline tore omadus, nii kaua kui me teda ei puutu, ehk ta on meie käeulatusest väljas, klassikalise maailma puutest väljas, nii ta võib areneda kvantolekuna. Me saame kombineerida sinna nii-öelda kvantloogikat, ehk teatud operatsioone, neid kvantbitte teatud moel kokku panna ja kõige lõpus me siis mõõdame ära selle tulemuse ja see mõõtmistulemus ongi siis selle kvantarvutuse tulemus. Eelis on siin, tal on kaks mõnes mõttes väga suurt eelist klassikalise arvuti ees. Üks on see, et meil ta areneb seal nii et kvantbitid nii-öelda mõnes mõttes, kui me tahaks võrrelda seda klassikalise arvutiga, siis klassikaliste bittide hulk areneks eksponentsiaalselt. Meil tuleks tohutult palju klassikalise bitti juurde, millega on seda olekut vaja kirjeldada. Ja teine oluline eelis kvantarvutil on, millest me võib-olla tänapäeval väga ei räägi, aga tulevikus peaks rääkima, on see, et kvantoperatsioonid toimuvad unitaarselt. Et see on selline tore sõna, mida füüsikud kasutavad, aga mille sisuline tähendus on see, et kvantarvutite puhul me ei kustuta bitte ära. Kui tavalise arvutis tegelikult energia kulub milleks? Kulub selleks, et bitte ära kustutada. Siis kvantarvutis mingit kustutamist ei ole ja seal hoiame energiat selle kokku. Et põhimõtteliselt me võime kvantarvutite puhul rääkida ka suuresti energia kokkuhoiust. Kuigi praegusel ajal, ka sellest Google'i kvantarvutist avaldati pildid ja need pildid, mis on ka varasemalt eksperimentidest näha olnud, näevad välja väga energiamahukad, et seal on, külmutatakse. Just, et seal tegelikult see aparaat täidab ikka ühe korraliku ruumi ära. Aga jällegi, kui me paneme nüüd kõrvale, et meil on maailma suurim superarvuti, kes kujutab ette, see kulutab ikkagi megavattides energiat ja kui ta 10 000 aastat töötab, siis energiahulk on päris suur. Jah, aga kvantarvuti võtab siis kuidagi, et see arvuti ise, ma saan aru, et ei võta ülipalju energiat. Et see, ma arvan, et tema jahutamine ja see võtab kõik voolu. Just, et energiat võtab see, et ta on keeruline füüsikaline aparaat. Et nüüd me jõuamegi sinna, miks seda kvantarvutit ei ole veel, on see, et ühest küljest on hästi tore rääkida, et meil on kuubitid, me teeme ka nendega nii-öelda mingeid natuke müstiliselt kõlavaid kvantoperatsioone. Ja kõik see on ju väga tore ja ma nüüd vaatan paberi pealt järgi, et aastal, kui ma nüüd
õieti mäletan, 94 oli see, näidati ära näiteks, et ühte teatud operatsiooni, see on siis arvude faktoriseerimist, mis on krüptograafias ülioluline, suudab kvantarvuti teha kiiremini, oluliselt kiiremini kui klassikaline arvuti. Miks me siis neid arvuteid ei ole? 94 oli päris ammu, eks see oli päris ammu, täpselt, et me selle aja peale oleks võinud ju kõik krüptograafiad, mitte kõik, vabandust, RSA, millest me siin räägime, tegelikult oleks võinud ju murtud olla. Siis üsna kiiresti selgeks see, et kvantmaailmas on üks suur häda. Need kuubitid ei taha püsida, et on teatud aeg, mille jooksul selline ideaalne kuubit puutub ikkagi kokku reaalse maailmaga, me võime teda isoleerida, panna ta mingisse magnetvälja, aatomi, täielikult üritada teda kaitsta nii-öelda klassikalise mõju eest, aga see on väga-väga keeruline. Ja seal räägitakse sellist asjast nagu T-koherentsusaeg, ehk iga see kuubit püsib tegelikult selles kvantolekus, ideaalses kvantolekus ainult lõpliku aja. Ja seega me peame oma selle kvantarvutuse suutma selle aja jooksul ära teha. Sest muidu laguneb, see on põhimõtteliselt nagu mingi kaardimajake, mida sa ehitad. Täpselt, ühest otsast laguneb, teisest otsast paned kaarte juurde. Väga hea võrdlus, ma ei ole ise selle peale tulnudki. Ja kui sa nüüd selle kaardimajakest ehitad, siis üsna pea saadi aru, et sul ei ole ideaalset majakest, mis püsib ilusti koos, alati ta kuskilt laguneb ja need algoritmid tuleb teha sellised, et sa arvestad selle lagunemisega. Ehk sa pead sinna panema juurde sellise asja nagu kvantparandused, mis teeb jällegi arvutamist aeglasemaks ja mingi hetk mõeldigi, et võib-olla ongi nii, et juhtub nii, et paned neid parandusi juurde, et lõpuks sa ei suudagi võistelda ikkagi klassikalise arvutiga, sest sul see kaardimajake laguneb nii kiiresti, et lõpuks jääb kiirus samaks nagu klassikalised arvutil. Aga siiski, ütleme nüüd selle aastatuhande teisel kümnendil suudeti ikkagi saada sellised füüsikalised aparaadid kokku panna, mis suutsid neid kuubitte piisavalt kaua hoida. Et tundus, et see asi hakkab ikkagi nagu nii-öelda kännu tagant lahti saama. Ja siin oli mitu uudist, mis osad olid neist libauudised, osutus, et asi ei ole nii ilus, aga tundub, et ikkagi nagu areng toimub ja kui me räägime nüüd sellest viimasest Google'i kvantarvutist, 54 kuubitti 20 aastat tagasi oleks see olnud täiesti uskumatu asi. Kuhuni me peaks jõudma? Mitu kuubitti oleks normaalne ja hea? Vaat siin tulebki nüüd mängu see küsimus, et see kuubit üksi tegelikult ei ütle veel kõike, et me, nagu ma ütlesin, ta ühest küljest see müra, see klassikaline müra, mis tungib sellesse arvutisse sisse nii-öelda sellesse aparaati, kogu aeg lõhub seda. Et me selle, lisaks selle kuubitide arvuna on ka oluline, kui kaua see arvuti suudab seda nii-öelda koherentset olekut säilitada. Aga ütleme nii, kui me jõuame üle 60 kuubiti, mis jällegi tundub, meil on ainult 6 minna. Ainult 6 minna, mis tundub, mis see ära ei ole. Aga ütleme jällegi, ma ütlen ausalt, see probleem läheb nagu eksponentsiaalselt keerukamaks. Kui sa teed oma laboridele, praegu on see laborisuurne aparaat, kui sa tahad sinna juba paar kuubiti juurde panna, see tegelikult muudab seda jälle pilti oluliselt, sa pead nagu nullist alustama tegelikult. Selge, aga lähme siit väiksele pausile ja räägime edasi, et mida ühe kvantarvutiga peale siis hakata. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame Digitundi Andi Hektoriga, räägime kvantarvutist. Ja sa alustasid oma juttu siin saates sellega, et on väga spetsiifilised probleemid, miks kvantarvuti sobib. Ma väga lühidalt kirjeldan, mida see Google arvuti tegi. Ka selle Nature'i artikli põhjal siis tegi seda, et nad tegid skeemi, mis jooksis läbi 53 kuubitist, kvantbitist, kuna üks kvantbitil rikkis, juhtub ka Google'il, et 54 masin töötas 53-ga ja sellega tuli siis 53 kohaline arv, ühtesid ja nulle, mis oli täiesti juhuslik ja tavalise arvutiga arvutada seda tõenäosust, mis sealt tuleb välja, on väga raske, kui ma õigesti aru saan, aga nende masin suutis leida tõenäosuse, milline see arv pigem on ja pigem ei ole. Mis see probleem, kas see on mingi näidisprobleem, mida nad lahendasid ise ja ütlesid, et me suudame teha? Nad leidsid mingi asja, ühe asja, mida kvantarvuti hästi teeb, sa tee seda. Et mis kasu sellest on siis? Jah, see konkreetne juhtum oligi selles mõttes, et nad üritasid leida probleemi, kus nende konkreetne arvuti, mis nii-öelda olemas oli, kvantarvuti, suudab siis oluliselt paremini lahendada. Et tegelikult see nüüd, seal on veel probleeme, mida ta tegelikult suudab natuke paremini lahendada kui klassikalised arvutid, näiteks tüüpiline selline otsimise probleem, kui sa andmetest otsid midagi.
aga noh, võib-olla seal on see ajavahe palju väiksem, et noh, seal ta ei ole nii huvitav. Nemad suutsidki leida sellise probleemi, kus ajavahe tuli väga suur. Noh, võib-olla siit tasubki hüpata kohe selle, et miks me nii palju oleme nõus investeerima ja miks riigid on nõus nii palju investeerima kvantarvutite uurimisse, siis üks kõige teravam võib-olla selline ora on seal see, et kvantarvuti võimaldab arve faktoriseerida palju kiiremini kui klassikaline arvuti. Ja miks mida tähendab faktoriseerimine? Faktoriseerimine tähendab, et sa võtad ühe numbri ja teed ta nii-öelda, iga number on mingisuguste numbrite korrutis. No, mitte iga number, kui ta ei ole algarv, siis ta on mingite numbrite korrutis. Ja kui sa tahad neid jagada võimalikult väikesteks nii-öelda korrutisi tükkideks ühe numbri, siis ta on täielikult faktoriseeritud ja see, selle kohta on selline hüpotees, et see protsess on nii-öelda ajas eksponentsiaalse või ütleme lihtsustatud eksponentsiaalse keerukusega. See on hüpotees, tegelikult see ei ole tõestatud tänapäevani välja, aga sellel arvu faktoriseerimise keerukusel põhineb selline suur klass krüptograafiat nagu RSA. See on see, millele me saame internetis igal pool asju turvaliselt see turvab põhimõtteliselt kõike, mis meil on, ID-kaardid, netipangad, ma ei tea, sinu Facebooki konto, see kõik on selle algoritmi. Aga mis on loogika, et me investeerime nii palju sellesse, et murda see krüptograafia, millel kõik meil püsib? No loogika on see, et kindlasti on mõned riigid, kes tahavad murda seda krüpto ja ja Google üritab seda ennem siis teha, enne kui jõuab keegi, kes võiks meile kahjulik olla. Just, see on nüüd üks muidugi selline motivatsiooni allikas. Et ma arvan ka, et Ameerika Ühendriikide jaoks on see selline au küsimus, et kui nad ei taha, et Venemaa ei suudaks seda esimesena teha või Hiina näiteks. Loomulikult nad tahavad esimesed olla, võib-olla isegi riigina nad ei taha hakata minu või sinu konto kallale tulla siin, aga nad tahavad olla ikkagi vähemalt esimesed. Ja see on nüüd selline probleem võib-olla, mis sisaldab nii-öelda palju raha ja feimi, aga teine küsimus on see, et selle taga on tegelikult väga palju ka päriselulisi probleeme, et kust tegelikult see idee välja või miks hakati üldse rääkima kunagi 80-ndatel kvantarvuti nii-öelda heast omadusest, et olid teatud probleemid, näiteks kvantkeemias me tahtsime teatud molekule arvutada ja molekulid teatavasti on kvantolekus ja kuidas sa seda teed ja siis selline mees nagu Richard Feynman tuli sellise idee peale, et aga kui me tahame seda sama kvantolekut nii-öelda arvutada molekuli jaoks, mis on siis veel parem kui kvantarvuti. Arvutagu ise oma kvantolekuid siis. Täpselt, et arvutagu ise seda kvantolekut seal ja tegelikult neid probleeme on veel, et muidugi alati ei maksa arvata, et kvantarvuti on kõigi probleemide jaoks kõige parem asi. Ta siiski sobib teatud tüüpi probleemide jaoks. Seda on umbes niimoodi vist kirjeldatud, paranda mind, kui ma eksin, aga et kui sul on probleem, kus võimalikke lahendusvariante on mustmiljon ja sa tahad leida seda ühte kõige paremat, ühte kõige optimaalsemat. Ma ei tea, minu pärast kas või küsimust, et kui me võtame terve, ma ei tea, Tallinna liiklussüsteemi, et me tahaks öelda mingile arvutile, et kuule, et arvuta välja, kuidas kõige parem oleks. Kõik need foorid, ristmikud, tee midagi. Et siis tavaline arvuti peaks hakkama seda otsast läbi sõeluma, niimoodi väga mehaanilise järjekindlusega, variant 1, variant 2, variant 3, variant 4, ja kuni variant mustmiljon, see võtab aega. Aga et kvantarvuti suudab vaadata sellele pildile kuidagi korraga peale ja siis tuua selle optimaalsema sealt välja. Kas see on enam-vähem see, mida... See on enam-vähem selline näppude peal kirjeldus väga, väga hea. Et nagu ma ütlesingi, et mõnes mõttes võibki ette kujutada, et kvantarvuti mälu on nagu eksponentsiaalselt kasvav, et sa võid sinna mällu panna tohutu suure probleemi ja kvantarvuti teeb selle tohutu suure nii-öelda andmehulgaga kui klassikaline arvuti peabki otsast pihta hakkama nii-öelda lineaarselt üle laskma nendest andmetest, siis nüüd kvantarvuti teeb ühe korraga selle operatsiooni. Klõpsti, ta võtab selle hiiglasliku andmehulga, virtuaalse andmehulga, teeb selle operatsiooni ja on meil tulemused käes. Aga see, mis sealt välja tuleb, on ikkagi, me oleme siin öelnud juba klassikaline ja kvantmaailm, et see on ikkagi loetav, arusaadav, mõistetav meile kui klassikaliste inimestele, et 1 ja 0 ja lõpuks seda peab alati ka ütlema, et lõpuks sellest kvantarvutist siiski tuleb välja 1 ja 0. Et mis sest, et seal vahepeal toimuvad sellised võib-olla tavamõistes natuke müstilised kvantoperatsioonid, mis nõuavad sellist üsna keerukat matemaatilist aparaati, et neist aru saada, aga lõpuks meil tuleb ikkagi välja nii-öelda vastus klassikalisel kujul. Kas see, mida Google praegu tegi ja väidetavalt siis on suudavad veelgi teha, on see midagi samasugust nagu Sputnik jõudis orbiidile ja sama ajalooline hetk? Mingis mõttes ta on jah, et ta on ikkagi nagu sellise väga suure tehnilise väljakutse lahendamine.
samamoodi nagu noh, ma isegi ütleks, et see on mõnes mõttes suurem väljakutse kui Sputniku orbiidile saatmine ja vaadates ka seda raha, mis sinna sisse on pandud, see raha hulk ületab tegelikult oluliselt selle raha hulga ka tolles vääringus on, mis 50-ndatel sisse pandi esimesse raketti. Aga kui 50-ndatel öeldi, et Sputnik on orbiidil, vaatad taevasse, mingit vahet ei ole, see aru sellest, öeldi, et suur saavutus, praegu on samasugune hetk. Nüüd, kas või see, et satelliit on taevas, aitab meil sadu asju teha siin maal on ju asukoha järgi. Kas sa näed, et sellest kvantarvutist tuleb mingi selline praktiline masin kunagi? Ma päris seda ei küsid, kas Windows seal peal jookseb, aga täna Sputnikule on meil praegu Bolt näiteks Eestis. Näiteks, väga hästi. Ma tean, millal takso jõuab minu juurde. Aga kas kvantarvutist saab selline praktiline tööriist või ta saab olema mingisugune üks komponent minu tavalises arvutis? See on nüüd koht, kus Andi Hektor saab teha mingisuguse ennustuse, mis absoluutselt 50 aasta perspektiivis ei päde, aga probleemi. Ma proovin jah, et see on väga riskantne küll, et mäletate, kui IBM oli veel kõva tegija kunagi 60-ndatel või oli see 50-ndatel, ütles üks IBM-i juht, et maailmas on vaja äärmisel juhul võib-olla paarkümmend superarvutit, tolleaegset superarvutit ja kus me oleme praegu, kus igal inimesel on taskus ja enda ümber võib-olla rohkem kui mitu sellist arvutit. Et see on see riskantne koht, aga ütleme jällegi nähes seda rabelemist, mis toimub kvantarvutitega, siis ma siiski arvan, et kvantarvuti jääb selliseks nii-öelda laboriarvutiks. Et temaga tõenäoliselt ütleme, ärme räägi 100 aasta kaugusest, räägime järgmisest 50 aastast. Et temaga hakatakse lahendama spetsiifilisi probleeme, ta on ikkagi suur ja kobakas, vähemalt praegu ei ole näha, et teda saaks kuidagi moodi väga väikseks muuta. Ja ta jääbki esialgu vähem selliste väga spetsiifiliste probleemide lahendamiseks. Tõenäoliselt on ta väga huvitav aparaat siis militaristidele ja luureteenistustele, kes tahavad temaga teatud krüptot lõhkuda. Teisest küljest, mida me siin Eestis peame väga silmas pidama, et kuna meie e-riik, me oleme nii sõltuvad e-riigist, siis meil tegelikult Eestis võiks olla kompetents, et inimesed, kes Eestis ei suuda ehitada kvantarvutit, ütleme ausalt, see on liiga kallis, seal on konkurents on liiga tugev, aga mida me suudaks teha, me suudaks tekitada Eestisse kompetentsi, et keegi hoiab silma peal, et mis seal toimub. Ja meil oleks kvantkrüptograafid, kes hoiaks ka silma peal, mis seal toimub ja siis, kui asi läheb juba ohtlikuks meie e-riigi jaoks, siis nad tegutseks selle nimel, et need RSA asemel oleks meil mingi muu algoritm. Saate alguses rääkisime e-valimiste murekohtadest ja sealgi oli üks murekoht see, et krüptosüsteemid aeguvad, tulevad uue tasemele ja kvantarvutil on üks asi, mis seda väga otseselt võib ohustada. Et meil oleks vaja rohkem inimesi kui ühte inimest seal töörühmas, kes selle teema tõstatas ja mille kohta öeldi, et liiga keerukas, mõtleme tulevikus. Aga Andi, kui sa oleksid ise praegu, ütleme, et kui seesama 54-kubitine Google'i arvuti või mõni võimsam kvantarvuti oleks kuidagi sinu käeulatuses ja see on selline see muinasjutu olukord, et sa saad küsida talt ühe asja. Mis sa küsiksid ta käest? Jumal, see on küll raske. Mis on maailma mõte? Nagu ikka, me oleme Hitchhiker's Guide to the Galaxy. 42 tuleb sealt vastuseks. Olgu, aitäh Andi sulle, aitäh ka Google'ile, et nad selle vahva arvuti tegid ja aitäh kõigile kuulajatele, kes meiega täna olid. Kohtume nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.